tuleme nende jalgade juurde. Sa oled, esimene küsimus on üsna suke jõuline ja mõne mõttes hästi nagu ma ütleks, et brutaalne või suke toores fakt lataka vastu tätti, kes ei tea, siis ei tea üldse mitte midagi, see võib teda nagu natukene hirmutada või heidutada või panna mõtlema, et kuidas nii ja aga sa oled öelnud, et jalad on üks esimesi kohti, kust erinevad terviseprobleemid välja paistavad. Nüüd see küsimus võiks nagu lahti minna veel nagu omakorda sellene, miks sa seda väidad ja millised on need siis need esimesed terviseprobleemid, mis jalgade välja reeglina löövad või mis esinevad inimestel rohkemalt ja millele see viitab? No jalad, kui võtta kellel, mis number, jalanumber on, eks ju, kas on 36 või on 46, siis ta tegelikult kannab kogu seda keha, mis meil siis on kaasa antud. Ja millega võib-olla seda ära tunda lapseeas, kui ei ole võib-olla õiged jalanõud ja väga palju ka erinevate haiguste puhul, millega löövad välja jalgade deformatsioonid. Ja kuna meil on kogu keha ikkagi sünkroonis, siis jalatallad, põlved, puusad, selg, kael, pea, need kõik on tegelikult selles ühe joone peal. Ja kui kuskilt jalatallast hakkab mingisugune viltu käimine, viltu, jalatald on viltu või on seal lampjalg, neid on palju asju, siis hakkab keha kompenseerima seda vajakajäämist, mis on. Ja sellest ma arvan, me räägime hiljem veel täpsemalt, aga peavalud, seljavalud, puusavalud, kõik sellised asjad, mis löövad välja. Sa mainisid sõna kompenseerima. Kas ma eksin, kui ma julgen väita, et see ei juhtu niimoodi nipsust üleöö, et mul nüüd on lampjalgsus ei teki ka võib-olla nagu üleöö, see tekib ka mingisuguse ajaga, aga ma ei tea, mis iganes seal saab tekkida siis korraga järsku, et nüüd siis tänu sellele tekib ka kohe mul mingi nii-öelda puudujääk, et see pigem on ikkagi pikaajaline keha poolt adapteerumine tänu sellele, mis on jalaga toimunud. Just, et see on aastate pikkune lõpp, mis siis lõpuks kuskil välja tuleb, ta hakkab tasapisi, seda alguses ei tunnegi, aga kui keegi väidab, et põlved valutavad, läheb arsti juurde ortopeedile, et ja seal on kulumine, puusades kulumine seljaga, seljalülid vajuvad, et tegelikult võiks vaadata neid jalataldasid. Aga see on pikk protsess. Mainisid lampjalgsust? Ja. Kas lampjalgsus on nagu nii-öelda omaette terviseprobleem jalgade seisukohast või haigus või ta on lihtsalt paratamatu eripärasus osadel inimestel? Ei, ta on ikka probleem, sellepärast, et sellest tekivad ka kõik need muud. Lülisamba nihestused, põlvedel probleemid, puusadel, ehk siis selle jaoks on ka omad vahendid, millega seda lampjalgsust siis toetada, et see jalatald oleks õiges asendis. See lampjalguse puhul on tegemist alapronatsiooniga? Ja, just, see tähendab, mul on siin üks niisugune jalakene, see tähendab seda, et sisekülg on vajunud alla. Ja tänu sellele, kui nüüd jala sisekülg vajub alla, samuti vajuvad. Hüppeliiges, sääreluu, põlveliiges, kõik. Ja see kõik mõjutab seda kogu meie skeletti. Ehk siis teisisõnu, kes võib-olla veel ei tea, siis jalavõlv on olematu? Jah, jalavõlv on madaldunud. Ja. Kas lampjalgsuse vastand on nagu ülepronatsioon, ehk siis inimesed seisab justkui rohkem nagu oma jala serval või siis välimise serval? Kas ma ei tea, saad näinud jalgpallurite jalgasid? Olen. Neil väga tihti just karjääri lõpus on, siis tekib niisugune nagu või nagu O-ovaalene jalgadest. Jah, just nagu O-jalad, see on sellepärast, et täpsustan veel, on ristivõlvid ja on pikivõlvid. Ehk siis lampjalgsus, kui on see pikivõlv madaldunud, ehk siis sissepoole kaardu,
räägime nii, et võib-olla kõik inimesed ka aru saavad, neid meditsiinilisi termineid on ka päris palju, aga kui on väljapoole, siis hakkavad teistmoodi deformeeruma, ehk siis sellised moodi jalad ja põlvest lähevad nad teistmoodi liigesest välja. Aga mis seda tekitab just, et ütleme puhtalt jalgpallurite puhul, kas see on siis jalgpallijalad, mida nad kannavad? Ja kõiki neid asju tegelikult, nii lampjalgsust kui seda väljapoole jala deformatsiooni jalanõud, kõik on jalanõud ja neid, kui õigel ajal just lapseeas sellele saada nagu jälile, siis annab abivahenditega neid asju parandada ja korrigeerida. Jah, see on miski, mida, kui me räägime nagu jalanõudest, me tuleme selle pärast tagasi ka veel, aga lühidalt öeldes, et see on miski tegelikult, mida vaadatakse mööda, millele ei mõelda. Mina ise ka noorena tihtipeale ei mõelnud selle peale, mis jala nagu võiks olla kuidagi jalale tervislikum või parem ja ma mäletan mingi periood isegi, kus ma kandsin mingid tosse, mis mulle jubedad meeldisid. Tegelikult ei väiksed mulle. Ja see tekitas jalgade varvastele kõverust. Mida ma ei oodanud tol hetkel. Ja siis mõtlesin tükk aega, et huvitav, kus see nagu pärit on, et nagu haiget ei ole teinud, aga see oli jälle pikaajalise kandmise tulemusel. Ma ei tea, kaua ma seda kandsin, need jalad, see võib-olla mingi aasta, äkki vähem. Aga ma mäletan jah, et ma ei mäleta, et see oleks tekki, ma ei mäleta hetke või tekkis, aga ma mäletan mingi tekku ma avastasin, et aga kas ta arvab, et nagu viltu tahad veits minna. Loomulikult asendis mõtlesin, okei, siis ma hakkasin mõtlema, et ma väikse noorena nagu pubekana kandsin mingi periood ühte tossu, mis oli tegelikult väike mulle. Varvad adapteeruvad väga hästi ja kui vaadata nüüd minna tagasi ajas nõukogude aega ja naisterahvad, kes tahtsid endale ilusaid kingi ja tollel ajal ju ei olnud väga palju saada või siis kui oli saada, siis võeti see number, kas või number väiksem või 2 numbrit väiksemad, peaasi, et oleks ilusad punased kontsaga kingad ja nendel siis praegune vanem generatsioon, kellel on väga palju deformatsioone just tänu nendele jalanõudele, mis olid väiksed, mis ei toeta. Tänapäeval on väga palju erinevaid võimalusi jalanõusid osta, erinevaid. Ja üks asi veel, mida väga inimesed ei tea, on, et jalanõud peavad olema jalanumbrist vähemalt number suuremad. Ja aastate jooksul meil jalanumber ka suureneb. Aga mingi hetk jääb ikkagi nagu tekib siuke platoo ja seisak. Ja, ta ei ole sama jalanumber, kui oli 18-aastaselt, ehk siis 45-50 aastaselt võib ta olla kuni 2,5 numbrit suurem. Mille pärast? Sellepärast, et kõik need sidemed, ligamendid, luud, kõik, mis liigub, see kulub ja kõik need venivad välja. Ja lihtsalt tähes tahtmata nende luude ümber olevad lihased, ligamendid, mis hoiavad neid kinni, need venivad ja kuluvad. Ja siis nad ei hoia enam neid luid nii hästi kinni ja nad lihtsalt vajuvad. Kas nad vajuvad laiali, kas nad vajuvad risti, see kõik on igal ühel individuaalne, kuidas kellegil ta on läinud. Kas ütleme, tekkinud vigastus kui sellist, pärast saame detailselt rääkida, aga üldistat öelda, kas seal on alati nagu peab lähenema kirurgiliselt või on võimalik ikkagi midagi tagasi pöörata nii-öelda justkui nagu, et kui ma ei tea, ma olen näinud, naisterahvast tihti on nendest kingadest on see suure varba kont, eks ole, nagu on mõnel välja. Et ilmselgelt on seda varvast painutatud selle ajaga läbi kingade. Kas seda on võimalik ravida ainult kirurgiliselt või on võimalik midagi teha, et ajapikku siis panna seda vastupoolset painutust tagasi ajaga, et ta läheks tegelikult otsaks? See nüüd oleneb. Okay. Kui ta nüüd on ikkagi väga palju, see oleneb, millise nurga all ta on moondunud. Aga kui saada alguses jagu või siis tuvastada, et see on, ei ole veel väga valutama hakanud, sest nad tegelikult teevad väga palju valu, siis erinevad
jalatalla harjutused, ehk siis füsioteraapia, võimlemisharjutused, mida teha. Selle puhul need on hästi lihtsad, neid saab igaüks kodus teha. Ja kui ta on ikkagi läinud niimoodi, et need varbad on üksteise peal risti või ühtepidi või teistpidi, eks ju, siis selle valu ja kõndimise paremaks muutmiseks on operatiivne ravi. Aga ka seal peab jälgima seda, et peale operatsiooni kindlasti tuleb ka kasutada abivahendeid, mis aitavad hoida selle, sest mida vanem me oleme, seda aeglasemalt kõik luud kinni kasvavad ja paranevad, et kui ei toeta seda operatsiooni veel pärast, see oleneb võib-olla ka paar aastat, võib-olla ka elu lõpuni, oleneb, kui suur see operatsioon oli, aga nendega aitab toetada. Ja ka enne seda, kui juba näed, et hakkab vaikselt see kont välja tulema või kasvama suuremaks, on just sisetallad, mida väga paljud inimesed ka ei tea üldse, millised abivahendid on olemas. Aga sisetallad on need, mis siis tõstavad ristivõlvi. On pikivõlvi ja ristivõlvi toega. Aga kui tõsta seda ristivõlvi, ehk siis see on seal päka all ja päka all, kui hakkab see suure varba luu tasanduma ja vaikselt tagasi minema, sinna on veel erinevaid ööortoosid, päeva igasugused vahendid, mida varba vahele panna, mis aitab seda, sest varbad adapteeruvad väga kiiresti. Aga see võtab ikkagi aega, see oleneb, kui kaugel on arenenud. Sa mainisid valu. Võtaks kinni sellest just selle koha pealt, et millised probleemid on need vaiksed, ohtlikud, mis ei valuta alguses. Probleem on lihtne tuvastada, kui mul valus. Aga kui mul valus ei ole? Kuju, jalalaba kuju, varvaste ongi, kui varbad muutuvad juba kõveramaks, sa näed, et kuskil või on, ta ikkagi annab natukene tunda valuna või ebamugavustundena. Ehk siis, kui sa kõnnid ja sa ei saa hästi nagu kõndida või ei lähe see kõndimine nagu hästi, kuigi valu veel ei ole, siis võiks vaadata need jalatallad ikkagi üle. Sest et väga paljud üldse ei oskagi nagu mõelda, nad on harjunud, et neil on aastakümneid sellised varbad ja valu ka nagu ei tee, et aga mingi hetk, kui ta hakkab valu tegema, siis on see valu võib olla väga tugev. Nii et hea kuulaja, vaataja, pange siis rohkem tähele ühtepidi seda, kas on siis valu ja teistpidi kui ikkagi märkate, et midagi on, siis tasub kontrolli minna. Ma käisin kunagi noorena, kusjuures see üks 10 aastat pluss tagasi, ma arvan, võib-olla 10 aastat tagasi. Ja siis mulle ka, kes iganes see siis seal oli, keegi ortopeed tõenäoliselt. Ja siis ta ütles, et kui valu ei tee ja liikumist ei sega, siis pole midagi praegu teha. Ta läheb ajaga ainult hullemaks, et seal on mingi deformatsioon toimunud juba. Ja mingi hetk võib-olla on vaja lihtsalt mainis nagu killu või kiilu välja võtmist, et saaks otseks. Seda mõtlen, see on kirurgiline sekkumine. Aga kui valu ei ole ja ebamugavast ei ole, siis otseselt ta ei oska nagu väga midagi praegu sellega peale hakata, et niisma näppida ei ole mõtet. See ongi koht, kus kohas võib soovitada erinevaid abivahendeid. Ehk siis, kui sa näed, et sul on natukene varbad võib-olla mitte sellises sirges asendis, nii nagu võib-olla kunagi oli, aga nad valu ei tee, siis tasub minna kontrolli, tasub minna konsultatsioonist. Meil on Tallinnas väga palju erinevaid jalakabinette, kaasa arvatud siis minu kabinet, kus ma teen põhjaliku nõustamise. Ehk siis ma annan erinevad variandid, erinevad soovitused, mida võiks kasutada. Et väga palju teil ei olegi valu, aga see aitab natukene hoida seda, et ta edasi ei süveneks ja ka aja jooksul natukene parandada seda. Mis su koduleht on? tervisesalong.ee Viskame selle siia ekraanile teile ja minge vaadake, uudistage ja kirjutage.
Tuleme siit edasi sellise teema juurde nagu su enda isiklik kogemus või mõne mõttes see esmašokeering, mis on sind ilmselt tänaseni siin nagu valdkonnas hoidnud mõne mõttes, on ju. Et aga mis on see kõige suurem selline üllatus olnud kogu selle teekonna jooksul, mis on siis seotud jalgadega ja võrdusmärgina siis üleüldise tervisega? No praeguseks hetkeks õena töötanud 37 aastat, küll erinevates kohtades. Olen elanud ka Soomes 15 aastat ja trauma- ja ortopeedia osakonnas. Ehk siis tegelenud erinevate traumade järgse parandamisega, ka ennetamisega nii laste osakonnas kui ka täiskasvanute poole peal. Kust ma sain idee teha jalakabinet, ma olin perearstikeskuses tööl ja ma põlesin seal läbi. Ja tööpäevad olid pikad ja tegelikult seda tööd väga teha ei saanud, mida ma tahtsin, ehk siis nõustamist, ennetamist. Mul oli väga palju diabetikuid ja igapäevaselt töö diabetikutega ja jalgadega, seda ei olnud võimalik seal kogu aeg kontrollida, sest tegelikult peaks kontrollima diabetikute jalgu. Ja ei olnud aega, kuna vastuvõtu aeg ei olnud nii pikk, et sa jõuad kõiki neid teha. Ma küll üritasin nii palju, kui sai. Ja siis ma leidsin ennast mõttel, et ma teen enda jalakabinetti, kus kohas ma saan anda inimestele võimalikult palju informatsiooni, ennetust, kuidas hoida jalgu, kõik võimalik tervisenõustamine, siis üldse jalad ja mida ta teeb või mida ta võib teha, eks ju, organismile. Kui inimene kuulab praegu ja vaatab ja oletame, et ta tunneb, et ei taha tulla vastuvõtule või julge või on, ma ei tea, piinlik või ma ei tea, pole raha või mis iganes veel, siis mis võiks olla 3 või 4 sihukest märki, mida võiks vaadata esmalt enda jalgade juures? Et aru saada sellest, kas mul on siis super 5+ tublid terved jalad või mul on ikkagi seal 4, 3, 2, 1 või mingi probleem? Kõigepealt võib-olla võiks seista jalad kõrvuti ja tõusta päkkadele, kui seal tekib mingisugune valutunne või valuaisting ja samamoodi kandadele. Et teha sellist harjutust, et vaadata, kas on see jala liikuvus normaalne, et ei tekiks kuskil ei hüppeliigeses, ei kannas, ei varvaste juures, päka all kuskil sellist valutunnet. Teine asi on seisad jalgadega põrandal ja sealt sa ka kohe näed, kas on suure varba või mõni teine varvas natukene moondunud või teise suunda, eks ju, et ka sellega saab vaadata. Nii et ma arvan, et need on sellised kõige tähtsamad, mida võiks vaadata ise kodus. Aga mingid lihtsamad probleemid võib-olla näiteks, ma ei tea, et jalatald on kuskilt, ma ei tea, mis õige termin on, krobeline või ma ei tea, kuidas mõtleks seda, kare või nahk. No siis on juba naha probleemid, ehk siis neid on ka kuivad kannad, tekivad lõhed kandadesse, küünte värvi muutused, mis on nagu kõige sagedasem tegelikult üldse vaevus, et võiks vaadata neid küünemuutuseid ka. Mis see tähendab küünevärvi muutused? Küüned võivad muutuda paksemaks, võivad muutuda kollakaks, rohekaks, hallikaks, isegi ka mustaks. Et sel juhul peaks kindlasti minema kuhugile kontrolli, kus kohas saab teha analüüsid vastavalt vajadusele, aga kõik on väga paljud haigused, mille tulemusena ka küüned võivad pakseneda. Ehk siis inimesed enamus ajalt arvavad, et see on kohe küüneseen.
mis ei pruugi üldse tõsi olla. Sellepärast, et väga paljud ravimid võivad tekitada küünte paksenemist ja väga paljud haigused võivad ka tekitada küünte paksenemist ja värvimuutust, struktuurimuutust, kõike seda. Ja kannad ja nahk, eks ju, sinna on erinevad koduhügieeni vahendid kreemitada, pesta korralikult, võib-olla koorida, on ka sellised erinevad vahendid, millega seda hoolda, aga kui need lõhed on juba sellised, et nendest ise kodus jagu ei saa, siis tasub ka ikkagi tulla, sellepärast, et teatud haiguste puhul on need väga ohtlikud. Milline need viia võivad siis? Diabeedi puhul need ei parane. Me räägime vist hetke pärast sellest diabeedist ka natuke rohkem, aga ja üldse, need tekitavad valu kõndides ja kui nad veritsema hakkavad, need haavandid ja või need kannalõhed, ütleme, siis on ju väga ebamugav käia. Sealt võivad minna siis igasugused bakterid, pisikud, tolm, praht, mustus, sest jalad on ikkagi vastu maad. Isegi kui sul on kingad jalas. Aga mis sa arvad inimestest, kes käivad palju jalu? Näiteks just selle mustuse kontekstis ma mäletan selgelt, et kui ma Austraalias elasin, seal on tohutult palju jalukultuur. Oli tol ajal ja ma arvan, et see ei ole tänasi muutunud. Et ei olnud imelik näha, ma ise seda küll kunagi sellise viisil harrastama ei hakanud. Mõned korrad võib-olla sai proovitud pulli pärast, aga et inimesed käisid isegi autoga sõites ja asfaldil ja kaubanduskeskustes palju jalu. Seal on nii soe palav. Selles ei ole midagi halba. Võib kõndida, peaasi, et sa pesed pärast korralikult jalad puhtaks, võib-olla kreemitad, sest et kuiv õhk, kuum õhk ka kuivatab väga palju. Ja kui nahk on korras, siis palun, miks mitte. Samamoodi võib käia kõrgete kontsadega, kui ka teeb natukene valu, aga keegi ei keela sul kasutada erinevaid jalanõusid või paljajalu. Lihtsalt sa pead pärast olema, või sa pead olema teadlik, kuidas pärast taastada või kompenseerida seda jala heaolu nagu hiljem. Mul tuleb meelde mingi selline mälestus, et ma ei tea, kas see oli Austraaliast või Eestist või ma arvan, et see vabalt juhtu ka Eestis ja see ei ole üldse seotud Austraaliaga, aga ma olen vist kogenud palju jalu käies kuuma asfaldi põletust. Niimoodi õrnalt vaata, et nagu ei saa aru ja siis mingi hetk, kui lõpetad käimis jõuad kuskile tuppa, kus on jahe põrand, siis tunned nagu, et tallad on nagu hellad ja siis lööbki mõni vill kuskil pärast. Et see päikese kuumus on siis kütnud selle asfaldi kuumaks ja siis asub sinna peale. Et kas ütleme, sellistel olukordades tuleks seda, ilmselt oleks loogiline vältida üldse sellise viigile nagu nii kuuma nõues, aga et kas siis tõesti selliste lihtsamate asjade puhul aitabki siis pesemine, kreemitamine ja lihtsalt jalga kui juba on tekkinud vill ja tugev punetus, siis sinna tuleb kindlasti panna ikkagi ravimid peale. Aga kui neid nähtusi veel ei ole, siis lihtsalt üldhoolitsus on see, mida tegelikult oleks järgida. Et tegelikult sa ikkagi tunned, kui sa astud kuuma asfaldi peale, kas või korraks, et mingi asi on. See vill ja see punetus, see tekibki hiljem. Ja kui sa tunned, et oli korra valus, siis tasub jälgida seda, sest et jalatalla nahk on suht paks, et ta ei ole selline nii, nagu on meie kehanahk. Ja kui see vill läheb sinna sügavale, siis tegelikult ta paraneb väga pikka aega. Ja siis on valus kõndida ja kui see vill katki läheb, et ta oleks puhas ja seda ei soovitata tegelikult üldse lahti teha, et ta paraneb ise selle pealmise naha all, kui see vill sinna sügavamale tekkis. Aga sellised asju tasub vältida, sest et pärast on kõndida väga valus ja pikka aega.